Ka kõige võimsamaid kunagi loodud relvi on üllatavalt raske tõhusalt kasutada. Tuuma-arsenaali levik on pidev mureallikas. Seda kirjutades on praegune versioon poliitiline narratiiv, mis on tegelikult kestnud aastakümneid. Iraan töötab tuumarelvade kallal ja halvad asjad juhtuvad, kui riigil õnnestub need kunagi valmis saada. Ja kindlasti peetakse tuumarelva leviku tõkestamise režiimi edasist nõrgenemist üldiselt halvaks asjaks. On halbu asju ja siis on veel halvemaid asju. Isiklikult ei tahaks ma, et mind visataks teise korruse aknast välja. Kuid ma olen valmis palju rohkem tegema selleks, et mind ei visataks 10. korruse aknast välja. Samamoodi ei piisa ainult sellest, kui öelda, et Iraani tuumarelv on halb asi. Praktilisel tasandil peab maailm tegelikult nende tagajärgedega tegelema, kui me kunagi sellesse punkti jõuame. Ja parastrateegilisel tasandil on see küsimus juba praegu oluline käimasolevatel läbirääkimistel Iraaniga. Kui Iraani tuumarelvade omandamine on täielik katastroof, siis peaksid Ameerika Ühendriigid nõudma Iraani tuumaprogrammi suhtes tugevamaid jõustamismeetmeid. Teisest küljest, kui Iraani tuumarelvade omamine ei ole eriti oluline, siis Hormuzi väina sulgemise pikendamine on rumal mõte. Nagu selgub, ei ole tegeliku olukorra väljaselgitamine sugugi nii lihtne. Jah, tuumarelvad on äärmiselt võimsad, kuid nende kasutamine ja usutavalt nende kasutamisega ähvardamine on keerulisem kui esmapilgul paistab. Ja kui püüda nende mõju kokku võtta, tekib probleem, kus on raske metsapuude taga näha. Seega, tänase päeva kavas arutame 3 tuumastrateegia tahku. Esiteks on sundimine. Idee, et tuumarelva kasutamise ähvardusega saab sundida vastaseid tegutsema viisil, mida nad muidu ei teeks. Seda on lihtsam öelda, kui teha. Teiseks on heidutus. Idee, et tuumarelva kasutamise ähvardusega saab takistada vastaseid astumas samme, mida nad kaaluvad. Seda on palju lihtsam saavutada, mis tugevdab arusaama, et tuumarelvad toetavad olemasolevat olukorda. Aga siis lõpetame suure pöördega. Kaudselt võimaldab tuumaheidutuse lihtsus riikidel edukalt esitada mõjuvaid ähvardusi. Kummaline on see, et strateegia toimima panemiseks ei ole otsene tuumarelvade kasutamise ähvardus see, mis töötab. Igem annavad tuumarelvad riikidele suurema kindluse kasutada tavarelvastust ning just see toob strateegilist kasu. Ja just siin tekivadki suuremad probleemid Iraaniga. Aga alustame tuumakompetentsuse põhikontseptsioonist. Sellest vaatenurgast on tuumarelvad nagu kõik teised relvad, lihtsalt suuremad. Kui sa kardad, et keegi võib sulle granaadi visata, kui sa nende nõudmistele ei allu, siis peaksid sa veelgi rohkem kartma, et nad võivad sinu suunas tuumarelvi heita. Ja tasub märkida, et tuumarelvad ei ole ainult need suured pommid, mida sa filmides näed ja mis hävitavad terveid linnu. On olemas ka taktikaliste tuumarelvade klass, mis on tavaliselt väiksemad ja mis on oma olemuselt mõeldud sõjaliste sihtmärkide tabamiseks. Need sihtmärgid võivad olla üsna suured, näiteks sõjaväebaas või väga täpsed, nagu vaenlase vägede kolonn. Taktikalised tuumarelvad täidavad samu rolle, mida tavarelvadki, kuid võivad olla oma hävitusjõust tõhusamad. Tuumajõuga sundimise teooria pärineb päevast, mil maailm tuumarelvadega esmakordselt tutvus. Lühikese aja jooksul pommitasid Ameerika Ühendriigid Hiroshimat ja Nagasakit. Jaapanil ei kulunud kaua aega, et alistuda. Nüüd arutavad ajaloolased, kui palju aatomirünnakud täpselt Jaapani otsust mõjutasid. Ameerika Ühendriigid olid teisi Jaapani linnu pommitanud tulepommidega samas ulatuses, kuigi see nõudis palju rohkem pingutust kui üheainsa seadme kasutamine. Jaapanil oli juba enne seda raskusi. Nad pidid piirama nafta kasutamist ja enamik lennundusest oli pommitamiste eel maas. Ja Nõukogude Liidu sõja kuulutamine Jaapanile jättis keiserliku valitsuse ilma lootuseta, et 3. osapool suudaks kehtestada mõõdukama rahuleppe. Kuid on raske väita, et tuumarelvad olid strateegilises olukorras ebaolulised. Väljaspool seda tuleb selgeid sundimise juhtumeid õnneks üsna harva ette. Ajaloo jooksul ei ole olnud ühtegi teist juhtumit, kus oleks ründavalt tuumarelvi kasutatud. Nüüd, osa sellest võib olla eksitav. Kui rahvusvahelises diplomaatias asjad toimivad,
ei pea sa oma ähvardust otsesõnu välja ütlema, et see soovitud mõju avaldaks. Kõik teavad, et sul on tuumarelvad. Hei, see käib ka sinu kohta, Iisrael. ja nad arvestavad neid juba oma arvutustes. Tuumaähvardustega ei saa palju rohkem hirmutada kui tavarelvadega. Seega otsestest ähvardustest pole suurt kasu. Aga see ei tähenda, et teised jätaksid võimaliku ootamatu olukorra tähelepanuta. Näiteks Kargili sõjas veenis India Pakistani viima ebaregulaarsed väed Kashmirist välja. Mõlemad olid selleks ajaks hakanud oma tuumarelva varu arendama, kuid Indial oli umbes 2 korda rohkem pomme. See sundis Pakistani oma võimalusi ettevaatlikult kaaluma, aidates kaasa India veenvale edule. Muidugi on see juhtum varjutatud asjaolust, kuidas Pakistan paigutas need väed konflikti alguses, mis tähendab, et India püüdis tühistada väga hiljutist muutust senises olukorras. Tõepoolest, meil puuduvad edasised selged juhtumid. Jällegi, vähemalt osaliselt seetõttu, et see kõik peaks olema olukorda juba enne sõja algust arvestatud. Kargilis sõja olukord oli juba ületanud selle punkti, kus see oleks pidanud peatuma. Selle sundimise peamine probleem seisneb selles, et tuumarelvad on jämedad tööriistad, samas kui riikidel on sageli täpsemad eesmärgid. Kui sihtmärk ei evakueeri vaidlusalust territooriumi, mida agressor siis teeb? Kasutada taktikalisi tuumarelvi, et nõrgestada sihtmärgi sõjalist jõudu selles piirkonnas. Jah, ma arvan, et see saavutaks lühiajalise eesmärgi. Hea töö siis. Nüüd on see väärtuslik piirkond kiiritatud. Lihtsalt teadmiseks kõigile Moskvas või Pekingis, kes mõtlevad selle strateegia rakendamisele vastavalt Ukrainas või Taiwanis. Kui taktikalised tuumarelvad ei aita, siis kuidas on strateegiliste tuumarelvadega? Kindlasti võiksid need põhjustada veelgi rohkem kahju. Seekord piirkonnas, mida agressor ei soovi endale saada. Aga mida agressor siis teeb? Kas ta pommitab sihtmärgi pealinna tuumarelvaga? Isegi tavapärastel strateegilistel pommitamiskampaaniatel on siin kehvad tulemused. Kui sihtmärk tõesti tahab vaidlusalust territooriumi enda kontrolli all hoida, siis pealinna varakaotus ei takista otseselt sihtmärki seda territooriumi edasi okupeerimast. Ja sellega kaasnevad märkimisväärsed puudused. Kui agressor on samuti tuumariik, siis võib sihtmärk sattuda tuumavahetusse. Pane tähele, et see on tegelikult argument tuumarelvade kasuks, sest vastase tuumajõu tühistamine on väga kasulik. Kuid mitte tuumariigid võivad siiski agressorite tuumaähvardustele vastu seista. Mõelge Venemaa erinevatele tuumaähvardustele, mis on suunatud Ukraina vastu. Kiev on neid enamasti ignoreerinud ja selle eest pole teda karistatud. Peamine põhjus on see, et Kreml vajab sõjapingutuste jätkamiseks India ja Hiina majanduslikku toetust. Ja kumbki neist riikidest ei soovi elada maailmas, kus tuumarelvad on sõjategevuse tavaline osa. Muidugi, neil mõlemal on samuti tuumarelvad, kuid nad mõistavad, et tuumarelvad toovad teistele kaasa negatiivseid välismõjusid. Seega tahavad nad kasutada oma majanduslikku võimekust, et veenda teisi mitte kasutama tuumarelvi, vähemalt mitte kergekäeliselt, isegi kui nad ise püüavad oma enda tuumarelvade kasutamise võimalust hilisemaks säilitada. Võrdluseks võid tuua olukorra, kus keegi sõidab kütust neelava autoga, kuid toetab siiski ühiskondlikke piiranguid bensiiniautodele. Vaatamata näivusele ei ole see silmakirjalik. See tähendab lihtsalt arusaamist, et enda mõju on väike ja ainsad tõelised lahendused on piirangute kehtestamine kõigile. Tagasi sõjategevuse juurde. India ja Hiina seisukoht jätab Venemaale võimaluse kasutada tuumarelvi või säilitada oma viimased suuremad kaubanduspartnerid. Kremli eelistab viimast varianti ja nii me jõudsimegi sinna, kus me praegu oleme. See loogika kehtib isegi taktikaliste tuumarelvade puhul, mis moodustavad suure osa Venemaa arsenalist. Pea meeles, et need täidavad enamasti samu rolle, mida tavalised relvadki suudavad täita. Miks siis mitte kasutada tavalisi vahendeid ja mitte riskida Pekingi vihaga? Liidrid on proovinud sellele probleemile mitmesuguseid möödapääse leida. Üks neist on idee ähvardusest, mis jätab midagi juhuse hooleks. Kui ma ei suuda sind usutavalt ähvardada tuumarelva kasutamisega, siis võib-olla saan ma hoopis tõsta pinget madalamal tasemel, millega kaasneb risk, et kõik võib kontrolli alt väljuda, hoolimata meie parimatest pingutustest vastupidises suunas. Näiteks oletame, et agressor toob taktikalised tuumarelvad piirkonda ja lõdvendab nende üle kehtivaid juhtimis- ja kontrollipiiranguid. See peaks olema sihtmärgile muret tekitav. Sihtmärk võib teada, et juht ei annaks kunagi nende relvade kasutamiseks luba,
vähemalt mitte otseselt. Aga on ka võimalik, et mõni mässuline komandör arvab, et oleks lõbus neid proovida. Mida kauem kriis kestab, seda tõenäolisem on, et võib juhtuda midagi laastavat. Omalt poolt võib sihtmärk soovida vastupanu lõpetada. Sama põhimõte võib kehtida ka strateegiliste tuumarelvade kasutamise puhul. Juht võiks anda komandöridele eelneva loa avada tuli kohe pärast vastase tuumarünnaku radari kinnitust, leevendades sellega katsega pealöögiga kaasnevaid probleeme. Aga sellega kaasneb oht, et riknenud radariseade võib kogemata põhjustada 3. maailmasõja. Teisalt võib-olla just see ongi mõte. Selle riski vastasele suunamine võib panna teda loobuma poliitilisest küsimusest, mille nimel sa tegutsed. Selle strateegia võti ründaja vaatenurgast on see, et tuumarelvade kasutamise binaarne võimalus muudetakse tõenäosuslikuks tulemuseks. Võib-olla ei ole võimalik usutavalt ähvardada pommi kindla kasutamisega, kuid sa saad suurendada võimalust, et kõigi jaoks võib juhtuda katastroof, näidates sellega, et oled rohkem pühendunud vaidluse võitmisele. Mõnikord nimetatakse seda brinkmanshipiks, kui 2 tuumariiki tegelevad samaaegselt sellise eskaleeruva käitumisega. Kuid sama loogika kehtib ka siis, kui on ainult 1 tuumariik mängus. Teine viis muuta uskumatu ähvardus näiliselt usutavaks on püüda teisi veenda, et sa oled hull. See on hullumehe teooria kontseptsioon. Konflikti kasutas kõige paremini Richard Nixon Vietnamis, eriti seoses Nõukogude Liidu sellest konfliktist eemal hoidmisega. Idee on lihtne. Sa üritad siirust tühjast kohast välja mõelda. Probleem on selles, et teised peavad sind uskuma ja just seal kipubki see kõik lagunema. Kõiki neid mõjuvaid argumente Iraani kohta kokkuvõttes tahaks Teheran tõesti ühel päeval tuumarelvi kasutada või vähemalt ähvardada neid kasutada, et laiendada oma mõju piirkonnas. See tähendaks Ameerika Ühendriikide sundimist piirkonnast lahkuma, sealhulgas baasidest loobumist, eriti Pärsia lahe ümbruses. See muudaks paljud riigid närviliseks selle suhtes, mis võib edasi juhtuda, kuid Iraanil oleks siiski üsna keeruline kasutada tuumarelvi nende eesmärkide saavutamiseks. Isegi hullumeelse teooria rakendamine ei viiks Teherani kuigi kaugele. Lääne kirjeldustes kujutatakse Iraani valitsus tihti nii, et mullaad on hullumeelsed. Ja tõepoolest, Iraani maailmavaates on põhimõtteline erinevus mitte ainult võrreldes lääneriikidega, vaid ka teiste piirkonna riikidega. Siiski hindab Iraani valitsus omaenda ellujäämist ning sõltub ka Hiinast, et see ostaks nende tooteid ja nende müükide raha on vajalik, et Iraanis tuled põleksid. Tuumašantaži teine pool on heidutus. Selle asemel, et sundida vastast oma käitumist muutma, on heidutuse eesmärk sundida vastast säilitama olemasolevat olukorda. Ja see on võrreldes palju lihtsam, nii et seda peetakse sageli iseenesest mõistetavaks. See võib küll olla üldiselt õige suhtumine, kuid siin on siiski mõned nüansid. Võtame näiteks Põhja-Korea kui silmapaistva tänapäevase näite. Kimide perekond on aastakümnete jooksul paljude pealinnade närve proovile pannud, vahel isegi oma lähimaid liitlasi frustreerinud. Aga juba umbes 2 aastakümmet pole keegi tõsiselt kaalunud selle riigi režiimi jõuga muutmist. Ja üks peamisi põhjuseid on see, et Põhja-Koreal on piisavalt tuumarelvi, et kogu maailma majandust täielikult purustada. Isegi kui Ameerika Ühendriigid on need, kes tungivad sisse, ei saa keegi olla kindel, et Põhja-Korea ei tee oma tuumasihtmärkidel vahet. Mõned pommid Souli või Tokyo kohal põhjustaksid ülemaailmsetes tarneahelates nii suuri häireid, et iga tarbija Ameerikas tunneks seda valusalt. Kui Põhja-Korea valitsuse jäänused tahaksid eriti vürtsikaks minna, võiksid nad isegi Taipeid rünnata, et kogu maailm masendusse viia. Ärme unusta, et piirkonnas on palju USA sõjaväebaase, mille Pyongyang võiks samuti hävitada. See on peamine erinevus tuumajõuga sundimise ja tuumaheidutuse vahel. Kui sa üritad niisama sundida teist riiki mingist poliitikast loobuma, on sul palju kaotada. Kui sinu pealinn on langemas, siis sind ei huvita enam, mida kolmandad osapooled võiksid teha sinu tuumarelvade kasutamise sanktsioneerimiseks. Samamoodi ei arva keegi, et mõni sissetungiv armee marsib niipea Moskvasse. Sama kähtib Washingtoni, Londoni, Pariisi, Pekingi, New Delhi või Islamabadi kohta. Tegelikult aitab see loogika meil paremini mõista praegust tuumarelva leviku ajastut.
algselt olid tuumarelvi arendanud riigid koondunud tööstuslike suurvõimude hulka. Kuna tuumarelvade tehnoloogia on füüsikutele üle maailma paremini arusaadavaks saanud, on tuumauuringute suundumus nihkunud autokraatlike valitsuste poole, keda huvitab režiimi julgeolek. Riigi suurus ja üldine arenenud tase on muutunud teisejärgulisteks küsimusteks. Lisaks Põhja-Koreale mõelge riikidele nagu Iraak, Liibüa, Süüria ja Iraan. Selle viimase juurde tuleme kohe tagasi. Nüüd, usutava heidutuse ulatusel on piirid. Võtame näiteks Iisraeli. Oma algusaastatel seadsid naabrid kogu selle riigi olemasolu pidevalt kahtluse alla. Pärast tuumarelvade omandamist ei muutunud ohud Iisraelile. Kuid probleemi ulatus muutus kindlasti. Tegelikult ei takistanud tuumarelvad nende vastaste sõdimist Iisraeli vastu, mis näib vähendavat tuumarelvade heidutusväärtust. Kuid lahinguid ei peetud enam selle nimel, et marssida Jeruusalemma ja heisata uus lipp. Pigem arenesid need vaidlusteks äärealade üle. Näiteks Jom Kippuri sõja ajal keskendus Süüria Golani kõrgendikele ja Egiptus Siinai poolsaarele. Kui Anwar Sadat külastas 1977 aastal Iisraeli osana laiemast rahuprotsessist, küsis Iisraeli asepeaminister temalt, miks Egiptus ei püüdnud kaugemale minna. Sadat vastas, teil on tuumarelvad, kas te pole kuulnud? Ja kui sa oled kunagi mõelnud, miks Euroopa või Ameerika Ühendriigid, vähemalt Bideni administratsiooni ajal, pole Ukraina sõtta otseselt sekkunud, siis põhjuste nimekiri algab ja võib-olla isegi lõpeb tuumarelvadega. Kui Serbia, hüpoteetilise alternatiivina, püüaks niimoodi Ukrainasse tungida, võiks ette kujutada, et see lõpeks kiiresti, kui pommid sajaksid riigi juhtkonna pihta. Aga kui sa üritad seda Kremlile teha, siis tekivad probleemid. Näiteks Varssavi võib saada tuumalöögi. Jäta see mõte meelde, tuleme selle juurde hiljem tagasi. Või kui teha see oletus vähem abstraktseks, siis mis oleks, kui tuumarelvata riik nagu Iraak tungiks Kuveiti? Põrgu pole midagi selle kõrval, kui George A.V. Bush peab sunnitult ütlema Saddami nime 20 korda tunnis. Nüüd, heidutusvõime ei ulatu lõpmatuseni. Tavaliselt arvame, et usaldusväärsus kehtib ainult tuumikpiirkondadele. Võtame näiteks Kurski. Ukraina tungis oblastisse 2024 aastal ja Venemaalt ei tulnud tegelikku tuumavastust, hoolimata rohketest vastupidist vihjavatest sõnavõttudest. Kuigi see oleks kvalifitseerunud heidutusena, oleks Kreml pidanud ikkagi tegelema aatomi kasutamise poliitiliste tagajärgedega. Seetõttu püüavad riigid oma tuumastrateegiatega loomingulisemad olla. Tuumarelvade paigutamine on peamine meetod tuumalöögi usaldusväärsuse suurendamiseks. Kui hulk tuumarelvi asub kontrolljoone lähedal, siis selle piirkonna ründamine seab kohalike komandöride ette kasuta või kaota dilemma. Sellegipoolest ei saa sa sellisel viisil usaldusväärsust garanteerida. Hoolimata sellest, et Ameerika Ühendriigid paigutasid külma sõja ajal tuumarelvi Euroopasse, jäi Prantsusmaa üsna skeptiliseks, et Ameerika Ühendriigid riskiksid Pittsburghiga selleks, et kaitsta Pariisi. Seetõttu otsustatigi luua omaenda tuumaheidutus. Kui seostada heidutusteooriat Iraaniga, siis just seda peamist kasu analüütikud ootavad võimaliku Pärsia tuumarelva leviku järgsel ajastul. Ameerika Ühendriigid ei saaks näiteks korrata Ajatolla mõrvamist ilma, et riskiksid tohutu kahjuga ülejäänud piirkonnale, Iisraelile, Euroopale või võib-olla ühel päeval ka USA mandriosale. Nüüd tuleb sellele siiski lisada oluline hoiatus. Iraanil oli juba tuumavõimalus, ilma aatomit lõhestamata. Selleks oli Hormuzi väina sulgemine. On selge, et see strateegia polnud veatu, kuid varem oli see aastakümneid tõhus heidutusvahend. Ja ainus heidutus, mida Iraan tuumarelvades saab, on olukorrad, kus tuumarelvad toimiksid, kuid Hormuz ei suudaks. Kui vaadata laiemalt, jõuame selle video põhiväiteni nii üldise tuumasundimise vaatenurgast kui ka konkreetselt selle osas, mis võiks juhtuda Iraaniga. Edu tuumaheidutuse vallas viib eduni ka sundimise vallas, kuid mitte tuumasundimise kaudu. Kas oled juba segaduses? Lase ma selgitan. Peamine probleem on see, et kogu see sundimise ja heidutuse arutelu on seni keskendunud üksikutele otsustushetkedele, mitte aga laiemale sunni läbirääkimisele, millega riigid tegelevad.
tuleta meelde, et kriisi läbirääkimistel peavad riigid jõudma kokkulepeteni, mis vastavad sõja oodatavale tulemusele, kuid väikese varuga, sest rahulepped aitavad kokku hoida sõjakuludelt. Kui tuumarelvad on nagu tavalised relvad ja suurendavad ründejõudu, isegi kui need olukorrad võivad olla piiratud, siis mõistame juba tuumarelvade väärtust kriisiläbirääkimistel. Siiski on olemas inimesi, kes usuvad, et tuumarelvadel puudub sundväärtus või isegi igasugune tavaline sõjaline väärtus. Oletame, et nende väide on tõsi. Siis võiks arvata, et oodatava tulemuse joon ei liigu tuumarelva leviku tagajärjel. Aga see ei ole tõsi. Pea meeles, see on oodatava tulemuse joon, mis kajastab kõike, mis sõja ajal juhtuda võib. Ja feidutus muudab ootusi. Et mõista, mida ma silmas pean, oletame, et sõda võiks lõppeda 1-3 väga lihtsustatud tulemusest. Ühe poole sõjaline kaotus, teise poole sõjaline kaotus ja ummikseis, mis jagaks hüved võrdselt kahe vahel. Ja asja veelgi lihtsustamiseks kujutame ette, et igaüks neist tulemustest on võrdselt tõenäoline. Maailmas, kus kellelgi ei ole tuumarelvi, on sõja oodatav tulemus tõepoolest 50% jagunemine. Ühe poole täielik vallutamine tühistab teise poole ootuses ning ka ummikseis tähendab võrdset jagunemist. Aga kujuta nüüd ette, et härra parempoolne on tõeline tapja ja on arendanud välja tuumaarsenali. Mis juhtub siis, kui tema tavapärane sõjavägi nüüd kokku kukub? Ma ei soovitaks tema vastasel proovida marssida parempoolse pealinna poole. See oleks suurepärane viis näha, kuidas vastase pealinn saab tuumaravi osaliseks. Seega, pärast sõjalist võitu võib sinu piir välja näha umbes selline. Punkt, kus tuumajõud muutub uskumatuks. Ma kasutan optimaalset vallutamispunkti näitena, mis on võrdne ummikseisu olukorraga. Aga loogika kehtib ka siis, kui piir tõmmatakse veelgi ida poole. Okei, aga mõtle, milline on nüüd sõja keskmine tulemus. See ei ole enam tasakaalus. Me kahekordistame tõenäosust, et tulemus jääb keskele ja eemaldame parema poole halvimad stsenaariumid. Seetõttu on tuumarelvad muutnud jõudude tasakaalu. Oodatav sõja tulemus on nüüd siin. Et tõlgendada selle järelduse taga olevat loogikat teisiti, on tuumarelvad kindlustuspoliisid kõige halvema võimaliku tulemuse vastu. Tuumarelvade omamine võimaldab sul seetõttu olla oma nõudmistes seikluslikum ja tunda end mugavamalt tavarelvastuse kasutamisel. Vastavalt sellele, statistiliselt võttes, lõpevad kriisid tõenäolisemalt tuumarelvadega riikide jaoks soodsalt ning ka kiiremini, isegi kui me pole kunagi täheldanud tuumarelvade kasutamist väljaspool Vaikse ookeani sõda. Tuumarelvade kasutamise vari sunnib aga vastaseid oma laienemisplaane tagasi hoidma. See seletab ka, miks kriisid lõpevad kiiremini, kuna vastase esialgsed sõjalised edusammud ei kasva millekski suuremaks. Kui tulla tagasi Pärsia lahe juurde, siis tuumarelvaga Iraan ei ole lihtsalt Iraan, mis suudab oma režiimi ellujäämist tagada. See on ka Iraan, mis tunneb end teistes poliitilistes küsimustes vähem piiratud, sest ta ei pea kartma režiimi muutuse ähvardust, kui sõda peaks talle halvasti lõppema. See tähendab piirkonnas palju aktiivsemat välispoliitikat, mis kahjustab tema vastaseid. Ja taas on küsimus Hormuzi kohta ülioluline. Mida suurem on tõenäosus, et sõda toob kaasa režiimi kokkuvarisemise, seda suurem on tuumarelvade väärtus. Kui Iraani Hormuzi võimekus suudab ära hoida 99% tulevastest režiimi muutuse katsetest, siis on tuumarelvade väärtus minimaalne. Kui sa arvad, et Hormuzi olukorda oleks lihtsam hallata, kui vastane pingutaks selle täielikuks taasavamiseks, siis võib-olla oleks tuumarelvadel palju suurem mõju. Kas mul on vastus sellele, kas see tähendab, et sõdimine Iraani tuumarelvade arendamise peatamiseks on seda väärt? Ei, see on poliitiline küsimus, sest see hõlmab reaalseid majanduslikke kompromisse. Kuid need on kaalutlused, mida peaksite oma seisukoha üle mõeldes meeles pidama. Niisiis, mis on meie tänased peamised mõtted? Tuumarelvade kasutamine vastaste sundimiseks soovimatuid samme astuma on keeruline, kuid teatud tingimustel võib see olla võimalik. Tuumarelvade kasutamine vastaste heidutamiseks on seevastu oluliselt lihtsam.
siiski võimaldavad tugevad tuumaheidutusvahendid kasutada tavapäraseid sõjalisi jõude laiemates olukordades, võimaldades tuumariikidel esitada sunniähvardusi ilma otseselt tuumarelvi kasutamata. Tee selle teabega, mis soovid, kui asi puudutab Iraani. Samal ajal saad jätkata teadmiste pommide plahatamist, vaadates üht minu vanakooli loengut tuumarelva leviku kohta. Hoiatus. Ees ootavad pandeemia ajastu PowerPointi esitlused. Kui sulle tänane video meeldis, siis palun pane like, jaga ja telli kanal ning kohtume juba järgmisel korral. Ole tubli!